tere, Valguse kanal Marge jälgija, tellija, liituja. Olen sulle sellest väga tänulik. Ja kuna pidin juba esmaspäeva hommikul sulle valima nädala sõnumid, aga seda ei saanud hääle kadumise tõttu. Ja niimoodi toimub, kui anda lubadus, et teha mõni selline kanaldusvideo mingil väga olulisel teemal, milles siis ei soovi maatrikssüsteem lasta seda videot teha. Ja muidugi on ka praegu selline aeg, kus kerkivad üles erinevad teemad, millega tuleb siis, millele tuleb otsa vaadata ja mida tuleb läbida. On praegu sellised vana maailma lõpu ja uue maailma alguse nii-öelda periood, mis siis kulmineerub kusagil 5. aprillil siis sellise värava läbimisena. Ja selle värava läbivad iga inimene, aga igaüks omal moel. Just sellisel teadlikkuse tasandil, milles ta hetkel nagu oma vaimuseisundi siis on. Ja kogu see nädal aitab selle värava läbimisele siis energiates kaasa. Näiteks eile oli selline vaikus. Kõik oli muutumises. Ja ka sisemuses kõik seisis soovimatus midagi teha. Kusjuures täna võis tehnika kogu, ütleme, suuremas plaanis siis märku anda endast. Ja kui me kuuleme siis siin praegu mitte arvutitehnikast, vaid võib-olla siis droonide tehnikast, mis siis andsid endast siis märku. Ja homme võib olla selline segaduse päev, et inimesed ei saa aru, mis toimub, mis nendega toimub, midagi võib-olla kerkib üles, kuidas moodi sa käituma pead, kuhu sa liikuma pead, millele tähelepanu pöörama pead. Ja võib-olla ka selline segadus, et ei saada üksteisest aru. Ei mõisteta maailma, ei mõisteta oma lähedast inimest, töökaaslast või lapsi. Ja edasi võib kulmineeruda hirmuga. Hirm. Kui sinus on hirm, siis see võib üles kulmineeruda. Ka nendel päevadel on mul mitmed tuttavad, kellel on hirmud üles tulnud või siis kellel on suhted katkenud lähedase inimesega. Aga see näitab ainult, et tuleb edasi liikuda. Universum mitte ei taha sulle halba ja ei lõpeta kahe inimese vahel suhted ära, vaid võib-olla ta annab sulle selle viida, et see pole sinu jaoks enam hea ja sind universumis ootavad hoopis paremad ja teised asjad. Aga hetkel, kui see on aktuaalne, siis see tundub sulle nagu väga-väga valus ja raske. Ja sa ei taha nagu sellega kaasa minna. Sa ei taha seda enda ellu. Aga tea, et kõik on sinu heaoluks. Ja lihtsalt püüa olla vaikuses, rahus, ootuses ja teadmises, et kõik, mis sulle on heaoluks, kõik, mis on sinule parim, just see tuleb. Hakates võitlema, lood sa võitlust oma ellu, lood sõda oma ellu. Ja võib tulla ka selline reedene pimeduse aeg, kus hingeliselt võid kõik päevavalgele tulla, aga sinus on pimedus või on see maailma mastaabis selline pimedus ja välja võib tulla väga suuri saladusi, mis paneb sind imestama ja samas ka sisemiselt siis sulguma.
mis kulmineerub sellega, et sa oled täielikus vaikuses. Nagu varasemalt mul vanaema alati ütles, et kahe püha vahel, me teame, et praegu on see, tuleb see, kuidas nimetatakse see, ma ei saa nüüd öelda, ülestõusmispüha, siis 2 päeva vahel, reede ja pühapäeva vahel, tavapäraselt on öeldud, et see on nii vaikne päev, et isegi linnud ei laula ja ei liiguta ennast. Ja inimesed on ka tavapäraselt tajunud, et nende elus on ka vaikus. Nad tahavad ka olla koha peal, vaikselt omaette, mediteerida, jalutada või isegi vaikselt omaette võib olla ka oma perega, vaikselt oma kodus olla või jalutades looduses. Ehk siis mitte suurüritusel, mitte suures möllus olla. Aga miski pole reegel. Ja need pühad on ka omaette süsteemis tegelikult. Nii et pühapäeva varahommikul on avanenud väravad, kust iga inimene saab läbi minna. Kas siis pimedusse või valgusesse, kuhu sina just otsustanud oled, valiku teinud. Ehk siis neid saad teha siis, kui sa oled selleks valmis. Ja just sellist reaalsust sa siis tajud ja näed enda ümber. Ja nüüd nendest kaarditest. 3 kaarti, esimene, teine, 3. Universumi sõnum on sulle, et sa otsustaksid. Et sinu reaalsus on rahu, tasakaal ja armastusseisund. Olen püsivalt harmoonias. Ja tea, et see seisund, mis on sinus, see peegeldub väljapoole ja peegeldub sulle maailmast vastu. Et sul tuleb teadvustada, et sina lood seda reaalsust, mis sa maailmas näed. Kõike, mida me näeme oma riigis, on meie enda tehtud just selliste seisukohtade või seisukohta mittevõtmistega või siis seisukohta võtmistega, aga enda mitte võib-olla liigutamisega. Ja see on jälle rahva nii-öelda kogemuslik õppetund. Ja enda valik. Abistav kaart sellele on, et sa saaksid olla rahus tasakaalus, on siis see, et sellele vaatamata tuleb sul teada, et sinu tee on pühitsetud, nii et liigu edasi. Universum on sinu valikut pühitsenud, ehk siis tegelikult ma jõudsin juba rääkida, et see on inimese enda valik, inimeste enda loodud ja universumi poolt pühitsetud tee, milles me siis praegu oleme, sest universum austab sinu valikut. Et mis iganes tee see pole, blokeeringud lahustatakse, kuula oma südant ja usalda kõiksust. Nii et ükskõik, mis valik sul pole, universum loob sellise seisundi, et kõik asjad lahenevad ja on sinule just parimas variandis ja valikus. Ja see, mille läbi saad luua, on see, et oled kosmilise jada lõpmatus liikumises. Sul on võimalus arenguks, aga samas kõik teed lahti vaimsel tasandil kulgemises ning kõrgema sageduse reaalsusesse tõusmisel. Hingeline transformatsioon on alanud. Vot see on just see, mida ma rääkisin, mis toimub pühapäeval ja millisel teel siis sina oled hetkel siis kulgemas. Ja ei, see tuli enam põlema ei lähe. Nagu eelmisel korral. Nii. Nii et sinu otsus on, kas sa liigud edasi arengus või jääd püsima, kas sa lähed valgusesse või jääd pimedusse. Universum austab sinu valikut. Ja mina austan ka sind ja tänan sind. Liitu kanaliga, toeta selle kanali tööd ja tegevust.
ja kass. Ja luba sellel nädalal endal lihtsalt olla vaikuses, rahus, teadmises ja ootuses. Teades, et kõik, mida sulle on universum universumi poolt ette nähtud ja sinu enda hinge soovid, see kõik tuleb.